tere sõbrad! Raamatud otsid on tagasi. Kuidas see lõppes? Aprillikuu episood on teie ees. Ja ausalt öeldes me ei ole kindlad, et meie tahame teada ja me ei ole me teame 100%, et teie tegelikult ei taha teada, kuidas need lood lõppevad, aga here we are. Ei, ma väidan vastupidist. Te tahate teada, kuidas need lood lõppevad. Te ei taha neid ise lugeda. Jah, me Siin teeme... on ainult üks erand. Jah, siis me kohe räägime ka. Aga me tegelikult, ma arvan, me teeme teened praegu ühiskonnale. Ja me lugesime samu raamatuid Johniga, erinevaid raamatuid. Johnny ei pannud neid enda Goodreadsi. Mina läksin sammu kaugemale. Ma märkisin need Goodreadsi, aga ma panin iga kord juurde märke. It's for research purposes või teaduse nimel. Mingi raamatu kohta sa ütlesid, et that was so bad, et sa ei tahtnud isegi seda oma listi panna. Ja ma pean ütlema, kuigi mitte ükski neist raamatutest ei olnud rohkem kui mingi 80 lehekülge, siis ma ühe jätsin pooleli. Ma ei suutnud. Ma olin 20 lehte sees ja ma olin nagu, raamat oli mingi 56 lehekülge või midagi sellist. Ma olin 20 lehte ära lugenud ja siis ma sain aru, et this is not worth it. Ei, igatahes. Tänaseks teemaks on armastus. Sentient object romances ehk siis armastusraamatud, mis ei ole kahe inimtegelase vahel, vaid ühe inimese ja ühe objekti vahel. Ja kas te näete seda kahetsust mu näos? Ja pisar jookseb. Aga alati need ei jää objektideks. Jah, see on oluline vahe. Ja me alustame selle žanri siis ühest tuntumaist esindajast. Hetkel käsisüdamel ütlen, et ka kõige parem neist kõigist raamatutest. Võib-olla olete kuulnud, see on raamat nimega Unhinged. Ja disclaimer, see ei olnud halb raamat. Nagu per se. See oli hästi kirjutatud, mida enamike nende puhul ei saa öelda. Seal oli sisu. Väga põnev sisu. Seal olid kõrvaltegelased ja hüpped nagu erinevad asjad juhtumas. Aga lugu ise on siis raamat, on räägitud ukse point of view'st. Jah, nagu välisukse. Nagu korteri välisuks, jah. Õueuks. Ei, see on korteri välisuks. Aga ta ütles, et ta nägi mingit metsa, et umbes seal maja taga. Aknast. Mina kujutasin ette, vaata nagu USAs on need kortermajad, vaata, kus see teine... Sest et tal olid naabrid seal. Ei, mina mõtlesin, kus vaata teise korruse nagu on see nii-öelda nagu rõdu, vaata, et sa nagu näed tänavale otse, vaata, et igal ühel on see oma sissekäik. Igatahes korteri välisuks vahet ei ole. Jah, sest ta ühelt poolt nägi naabreid ja siis ta nägi teiselt poolt aknast siis õue. Okay. Igatahes see on ukse siis vaatenurgast kirjutatud ja kui te mõtlete, miks see uks omab vaatenurka, mõtteid, alateadvust, siis soove, siis nagu ikka kõik lood saab ka see alguse Kreeka mütoloogiast ja meeste litsakusest. Ja nagu ikka Kreeka mütoloogiast peaaegu kõik lood läheb ka see tagasi Zeusi juurde. Vana hea pänger. Sõna otseses mõttes. Kes siis ühe korra peale ühte eriliselt kõva pidu leidis ühe tammepuu, millel oli palju õõnsuseid. Sattus vallatlema ja mõned aastad hiljem kõik tammetõrud, kes sellest puust tulid, olid Zeusi sohilapsed. Aga kuna nad ei olnud inimesed, siis nende tammetõrude sees oli see teadvus. Ja sellest kindlast tammetõrust sai tammepuu, kellest tehti uks. Kuidas jäi alles alateadvus, kui see puu raiuti maha, lõigati tükkideks? See ei ole meie asi küsida. Who are we to judge science? Nagu? Ja igatahes oli ta siis üks korteri välisuks, ümmarguse ukse lingiga. Selle nupuga. See on oluline. Ja nagu tihti raamatutes on, siis ta armus ära korteri omanikku. Tegelikult võib-olla armuvad nagu rohkemad uksed ära oma korteri omanikesse, mis ei tea seda. Jah, see on meie harimatus. Yeah. Ma ei vaata ausutades enam ühtegi ust nagu sama pilguga. Uksi ma võin sama pilguga vaadata. Hellalt, ukse nuppusid ma ausalt. Ümmargused ukse nupud. Igatahes armus tema siis ära oma korteri omanikku
ja teadis, et või tegelikult korteri üürniku, aga see korteri omanik oli paha mees. See on isegi paha, ta oli lihtsalt nagu pervert, nagu pervert ja mõrvar. jah. See on siuke podcast, mida esiteks ei saa kellegi teise kuuldes filmida, teiseks tegelikult eelistaks, et mitte keegi teine ei kuulaks seda, kolmandaks me võib-olla homme eitame kõige selle olemasolu. Ja vahemärkusena siis minu isa rääkis muga eile ja ütles, järgmine osa mingi porja vanemad ei tohi kuulata ja ma olin vist mingi ja me unustasime jälle selle content warning'u algusesse panna, et see on tõesti osa võib-olla, mida ei tasuks kuulata töökeskkonnas, laste, sugulaste juuresolekul, ühegi teise inimese juuresolekul, koera juuresolekul, ka ümmarguse nupuga ukse juuresolekul. jah, igatahes põhimõtteliselt siis tuleb kas Zeus ise tuli sinna ukse juurde või? Keegi Kreeka jumalatest tuleb sinna ukse juurde ja põhimõtteliselt ütleb, et kui sa tahad, et su soovid täituksid, siis sa pead lihtsalt väga palju pingutama selle nimel ja siis meie armas uks hakkab nagu mingite jumalike jõudude abil ennast selle neiu unenägudes ilmutama. Ja ilmutab siis seni, kuni see tüdruk saab aru, et ta peab selle uksega seksima. Sest et ikka saad aru unenägude tagajärjel, et sa pead uksega seksima. Jah. Ja siin tuleb mängu see, et tegemist oli ümmarguse uksenupuga. Ja mina tahaks siinkohal öelda, et minu arust nagu link oleks loogilisem. Mina ütlesin täpselt sama alguses, et ma kujutasin, et ukse link, et veits nagu logistiliselt. Sa lähed küljega. Aga see eeldab, et sul on väga kitsad puusad. Või väike? Ei, nagu sa saad olla nagu uks ja siis sina oled nagu niimoodi. Kaamerasse ka. Et sa ei ole nagu nii, vaid sa oled oi. Aga järelikult oli see väga suured tissid olla, sest et muidu ja, kas sa võid olla ju seljaga ka? Aga siis on perse ees. Sul võib olla ainult üks suur kas tissid you can have boobs but you can't have boobs. Jah, sest see oleks ebaaus üle maailma vastu. Aga see oli ümmargune ukselink, see probleem sai lahenduse. Ja peale siis ühte head bängi. Kogu see asi tekitas mul nagu nii palju küsimusi, sest nagu need ukse nupud, mida ma oma elus olen näinud, on suhteliselt nagu nagu girthy. Jah, see girth on võib-olla, seal ei olnud detailselt kirjutatud. Võib-olla, aga ju siis on äkki on nagu pisikesi uksenuppe ka. Või äkki võib-olla ta on võimekas naisterahvas. Jah. Igatahes, nagu ikka maagilistes lugudes, teed konnale musikonnast saab prints, seksid uksega, uksest saab paljas mees. Ja nii ka sel korral. Nii ka sel korral. Been there, done that. Igatahes. Ja koos nad hakkasid ühte toredat elu elama, aga siis selle korteri omanik, see rõve mees, tahtis tegelikult seda Biffi endale saada ja siis lõpuks ta oli paar korda korvi saanud ja värki ja ta tuli relvaga. Ja see kogu see uks oli tegelikult armunud sellesse tüdrukusse mega ammu juba, aga ta oli mega mures selle tüdruku pärast, sest ta nägi, et see korteri omanik või siis tenant käis kogu aeg mingi nuuskimas seal ja mingi salaja, kui seda tüdrukut ei olnud kodus, käis tema umbes mingi aluspesu varastamas ja mis iganes, et ta teadis, et nagu midagi on halb ja ta nägi, kuidas see korteri omanik vedas mingit tüdrukumetsa, kes ei tulnud sealt enam tagasi. Ja pärast tuli välja, et see tüdruk oli ära surnud. Et ühesõnaga ta oli tegelikult mega mures selle tüdruku pärast ja see, et ta ilmutas ennast seal unenägudes, oli rohkem ajendatud sellest, et tahtis kuidagi kaitsta. Aga ta oli ka in love. Igatahes, siis tuli paha mees relvaga. Ja tahtis tulistada seda tüdrukut ja meie armas uks siis inimvormis hüppas. Mis selle ukse nimi oli? Ei mäleta. Oligi mingi uks. Hüppas ette kuulile, sai kuuli ja muutus tagasi ukseks. Ja nüüd oli ukse sees kuuli auk. Siis tuli politsei, visased ära, vahistas selle mehe. Ta muutus tagasi ukseks, aga siis ta kukkus sellele mehele peale. Ja. See oli kõik korralikult nagu planeeritud. Igatahes ukse. Ta tead, kuidas ta teeb.
nagu, sest et point oli selles, et ta järelikult ei hüppanud nagu, et kui siin on tulistaja, on ju, et siis ta ei hüppanud nagu tüdrukule ette, vaid hüppas tema poole ja siis ta sai kuuli ja siis ta think smart. Yeah, work smart, not hard. Igatahes tuli politsei, viis selle mehe ära, viis selle ukse siis evidence läbi ja siis neiu oli nagu mingi ja mul on kindlasti vaja see uks tagasi saada, sellel on sentimentaalne väärtus mu jaoks. Ja paar kuud läks mööda, et ta sai oma ukse tagasi ja siis tal oli juba korteril uus uks sees, see uks seisis, see uks oli pikali horisontaalselt. See meie sõber uks. Jah, meie sõber uks oli horisontaalselt siis maas ja siis see tüdruk oli põhimõtteliselt nagu mingi here we go again. Here goes nothing. Sest ta ei olnud kindel, et äkki see kuulihaav oli nagu nii-öelda surma, et kas sealt tuleb enam asja. Olge mureta. They did the deed. Worked like a charm. Worked like a charm. Ja nad elasid happily ever after, välja arvatud sellega, et iga täiskuu muutus mees ukseks. Ja siis Heera, jumalanna, siis ütles, et ajapikku ta suudab seda rohkem kontrollida ja pikemaid perioode olla ilma ukseks muutumata, ehk ta oli tegelikult weird door. Kui ma nagu ütlen, et mulle meeldib nagu, mulle isiklikult meeldivad shifter romance'id, siis ma ei olnud varem selle peale mõelnud, et weird doors võib olla ka nagu thing. Aga arvestades, et ka mulle meeldis Unhinged nagu kõikidest nendest raamatutest kõige rohkem. Tal on ka sellel on ka kõige parem Goodreadsi rating. Ja. Et siis there must be something there, et ikkagi nagu vahet ei ole, kes, aga shifters are my thing nagu. Uksed. Ja. Overall kindlasti parim lugemiskogemus kõigest, mis me lugesime. 5 palju süsteemil, mis hinnangu annad? Ma arvan, et ma andsin sellele 4. Ja aga nagu ma võtan, kui ma panen selle kõrvuti näiteks enda lemmik nagu tavaliste romance raamatutega, siis see kindlasti ei ole 4 väärt. Tegelikult ta oli lühike, selles mõttes, et ta oli novell ja mulle tavaliselt novellid ei meeldi, sest et minu jaoks nad jäävadki hästi pinnapealseks, sest sa ei jõua selle ajaga avada midagi. See ei olnud absoluut, seal avati nii palju uksi. Avati kõik uksed. Ikka olid avatud. Lihtsalt, et te teaks, siis me ei skripti mitte midagi. Me lihtsalt oleme nii naljakad. Aga nagu võttes arvesse kõik seda, mida me lugesime, siis nagu ma arvan, et nagu solid 4 on sellele täiesti okei hinnang. Ja, ma olen nõus. Ja see oli suht esimesi küsimusi, mida me omavahel arutasime ka, kui me mõlemad olime läbi lugenud, et miks see autor midagi muud ei kirjuta. Ilmselgelt oskused on olemas. Ja ma ei tea, kas sina lugesid sellelt autorilt veel midagi? Ma pean üle vaatama Ma mõtlesin, et ma lihtsalt huvi pärast, mitte isegi selle sentient huvi pärast, aga selle autori tundma õppimiseks, et ma loen veel mõnda raamatut, et näha, milline see tema kirjutamisstiil nagu muidu läbivalt on. Aga ma ei jõudnud selleni. Ma ei ole lugenud, aga lihtsalt, et te teaks, siis tal on nagu 10 selliseid raamatuid. Teine tema väga populaarne selline teos on Squeak, mis peaks rääkima õhupalliloomadest. Mulle ei meeldi see heli. Ei, kõige populaarsem on, esimene oli, sellel Squeakil on teine osa, mis on Squeakle. Tal on ka tal on ka raamat Cold Sweat, mida ma tegelikult tahtsin lugeda, aga ma ei jõudnud. Ei, see on Kool-Aid Manist. Cold Sweat? Ma ei tea, kas midagi ei näha, aga sulle ka see on pink. Sellel on vist kõige kõrgem rating raamatutest. Ei ole kõige kõrgem, sellel on 3,54. 3,54 on väga kõrge hinnang sellistele raamatutele, sest et keskmiselt vähemalt teeb, mis meile silma jäi, oli siuke, kui 2 juba oli suht hästi nagu. Ja, ma arvan, et kõige madalama reitinguga raamat, mis ma lugesin, oli nagu mingi 1,4. Ja. Pushing Cushions on tal veel. Ahah. Mingi Carnal Cryptids sari. See on terve sari. Holiday Hedonism Series. See on veits vaata nagu, keegi võiks teha Beauty and the Beastie fanfictioni vaata, nagu siukse seeria. Et kõik need nõud ja asjad, mis seal lossis olid vaata.
ja. No igatahes. Ausalt öeldes see Beast ise ka, noh, suhteliselt nagu. Nii, aga meie hinnang siis 4. Jaa, tugev 4. Tugev 4. Kirjanduslikult väga meisterlikult kirjutatud, väga põnev oli lugeda. Kas see sex scenes oli mu maitse? Props ei, aga samas mõned traditsioonilisemad raamatud ei ole ka alati 100% mu maitse. Ja ei, absoluutselt. People have different kinks ja. And the preferences, so I mean, you do you. You do you. No, we listen and we don't judge. Absoluutselt. Järgmine raamat, mida me mõlemad lugesime, oli Mating with Mallows. Mille puhul ma pean ka ütlema, et esimene asi, mis ma üles kirjutasin, oli hea kirjutamisstiil, mis ei kehti kõigi raamatute puhul. Ja sellel oli nagu mingi hästi õrn backstory. Hästi õrn? Jah, aga seal oli. Jah, see oli palju lühem. See oli selline nii-öelda one scene book, et noh, nagu, et see oli lihtsalt nagu suuremast teosest kaks siini tegelikult. Esimene oli see, kui ta oli tööl ja vaidles enda kolleegidega ja siis long story short, I survived, aga long story short, seal olid vahukommi jänesed. Jah, kes siis mikrolaineahju pannes. See mingi USA asi. Jah, ta pani nad mikrolaineahju 3 tükki ja nad muutusid 2-meetristeks jänkumeesteks, kes olid endiselt vahukommist tehtud. Jah, ja noh, nagu see kirjeldus, et noh, et see appendix on siuke võits, kuidas ma nüüd lähenen siis sellele, squishy ja pehme. Oli siuke huvitav ja siis need orgasmid olid ka huvitavad, sest et need mehed olid suhkrust tehtud. Yes, I've written down sugary cocks and pink fluff. Ehk siis, see pink fluff oli. Kui te teate, siis Ameerikas on nagu, noh, et kui meil on Nutella ja nagu mingi pähklivõi, siis neil on ka selline asi nagu, ongi nagu fluff, mis on siis põhimõtteliselt sulatatud vahukommi kreem, mida sa saad panna võiku peale või midagi sellist. See ei näe kõige isuäratav minu arust välja. Igatahes, kui need jänkumehikesed siis jõudsid kõrgpunktini, kliimaksini, siis ka nende eritasid pink fluffi ja see üks stseen siis, millest raamat rääkis, oligi, kuidas 3 jängumeest gangbängisid seda naist. Nad sidusid silmad kinni, filled all her holes ja nad ütlesid, see tüdruk, nagu see neiu naine, ei olnud aastat, nagu üle 10 aasta kindlasti vahukomme söönud ja need jänesed olid nagu mingi, see on nii ebaõiglane olnud, me oleme siin kogu aeg poelettidel Need samad kommid vaata hullult halvaks läinud juba. Aga mina ikkagi selle fluffi peale mõtlesin, et see on nagu screaming UTI selles mõttes, et nagu kui sa ikka mingid suhkruseid asju sinna nagu alakorrusele naisterahvane panen nagu do not recommend. Aga samas tundus, et nagu need jängumehed olid suht nagu hea tähtarkeeri osas ka. Ja raamat lõppes sellega, et ta oli nagu mingi no I guess we're gonna live like that now ja ei jõu ära oodata, et pakist ülejäänud jänkusid mikrokasse panna. Ja minu suurim küsimus selle raamatuga on, kuidas keegi tuleb selle peale? Ja see oli esimene nendest raamatutest, mida mina ka lugesin ja selles mõttes see vastas mu ootustele, kui nii saab öelda. Mul on kahju, et mul olid ootused üldse sellise raamatu osas, aga see point, et noh, et sa võtad midagi, mis ei ole elus ja siis mingil põhjusel muutub millekski, mis on elus ja siis on bang, bang, bägeri bang. Aga see, mis asi siis muutus selleks elus objektiks, oli minu jaoks nagu ootamatu, et noh, kes see vaatab nagu vahukomi jäneseid ja nagu miks. Et Unhinged oli selles mõttes noh nagu üllatavam, et ma ei eeldanud seksuaalvahekorda actual uksega, et ma ootasin, et ta enne muutub meheks ja siis juhtuvad need asjad. Aga samas ma nagu saan aru, et mingis maailmas, kui sa vaatad jah, et see tundus loogilisem mu jaoks. If I dare to say so. Jah, et lihtsalt, no ja tegelikult enamike nende raamatute puhul tekib mõte, et
kuidas ühe inimese pähe need mõtted tulevad. Minu arust see autor ei ole teisi raamatuid kirjutanud. Võib-olla on hea. Võib-olla. Nüüd me lähme minu isikliku kõige halvema kogemuse juurde vist, mida ma lugesin ka Johnile ette. Me võime sellest panna mingi, ma mõtlen, kas me paneme, aga meil on reaalselt terve video sellest, kuidas Miia loeb mulle seda ette ja ma olen lihtsalt niimoodi. Ja selle nimi on Seduced by the Pumpkin Spice Latte. Esiteks oli see ülihalvasti kirjutatud. See raamat oli 14 lehekülge. Jah, ta oli õnneks hästi lühike. Ja nagu teiste raamatute puhul on see, et see on ikkagi kellegi vaatenurgast kirjutatud, siis see oli nagu jutustaja poolt tehtud, mis tegi selle eriti veidraks, et keegi nagu kõrvalvaataja räägib seda, mis toimub. Igatahes läks siis üks noor neiu Starbucksi oma hooaja sügis esimest Pumpkin Spice Lattet tellima. Ja, sest ta oli sõltlane. Ja ta sai oma Pumpkin Spice Latte ja töötajad olid nagu mingi, sa võid teisele korrusele istuma minna, ta oli mingi okei, ta läks teisele korrusele istuma, seal ei olnud mitte kedagi. Ta jõi oma esimese sõõmu Pumpkin Spice Lattet ja... Ta sai, vabandust. Ei, no kohe ei saanud. No, ja siis ta oli nagu mingi, oh my god, veits dribbled down ta lõualt ja siis ta juba sai aru, et ta on suht hot and going on ja siis ta otsustas asjad oma kätte võtta ja rahuldada ennast seal kohvikus samal ajal, kui ta veits joob oma Pumpkin Spice Lattet. Ja siis tulid need töötajad trepist üles ja see tüdruk oli nagu mingi oh my god, ausalt ma ei teinud seda. Ja nendel töötajatel mõlemal olid 2 Pumpkin Spice Lattet käes ja nad olid nagu don't worry. We're just like you. It's called a pumpkin spice sexual. Ja siis neil oli kõik koos üks imeline kogemus, nad panid Starbucksi kinni selle jaoks. Ja see on nagu sex dungeon, aga see oli nagu teise korrusel. Ja siis nad kõik koos had some fun, samal ajal kui see neiu siis kordamööda nende teenindajatega suudles ja tingis ja siis need teenindajad kallasid ta üle Pumpkin Spice Lattega. Ja siis see raamat lõppes sellega, et nad olid nagu mingi teine ring. Ja see oli lihtsalt nagu nii halvasti kirjutatud. See oli nagu täiesti nagu teisest žanrist, sest et siin see inanimate object jäigi nagu inanimate object. Aga ta ütles selle kohta mitu korda creamy goodness ja ta väitis, et ta tundis, kuidas see jooksis ta kurgust alla ja kuidas ta on nagu all hot. Jõudis ta siseorganiteni. Ja. Et siin nagu ei olnud üleloomulikud jõud ilmselt mängus. Vaid lihtsalt peahaigused. See tegi nagu asja selles mõttes nagu hullemaks, et it made that more real, et inimestele nagu meeldivadki siuksed erinevad asjad. Ja nagu ma tõesti ei nagu charge'i kedagi, nagu jumala eest, you do you, kui keegi kahju ei kannata. Aga ma tahaks isiklikult loota, et kui ma istun kohvikus mõne tooli peal, siis keegi ei ole seal samal ajal tulnud kohvi juures. See avalik, ma ikka nagu I don't get it, aga nagu kui see töötas tal, ma ei oska nagu. Mul on hea meel, et praegu oli sügis. Et ma ei pea nägema neid Pumpkin Spice Latte reklaame, sest ma ei tea, võib-olla käid ringi, et näost punane lihtsalt kogu aeg. Oh my god. Okay. Me otsustasime Johniga ka, et me mõlemad loeme mingeid erinevaid raamatuid, ka mitte samu ja siis räägime sellest teineteisele ja minul on 2 raamatut. Üks on see, mida ma poole jätsin, teine on see, mida ma lõpetasin ja ma räägin esimesena siis sellest, mille ma lõpetasin. Selle nimi on Late by the Lint Trap Monster. Ja lint on siis see, mis näiteks taskutesse koguneb, need väiksed riidetustikud nagu putsud. Ja minu esimene noot selle raamatu kohta on minu esimene noot oleks miks? Minu esimene noot on täiesti what the fuck. Igatahes naine kolis siis ühte vanasse majja, mille ta ostis, et seda hakata ümber ehitama ja renoveerima. Ja tema õnneks oli nagu mingi basic vesi ja kodumasinad seal olemas, et ta nagu täiesti nullist ei pidanud alustama. Ja kui ta oli nagu kõik oma asjad ära toonud, siis esimese asjana ta mõtles, et okei, ma pesen veits pesu, et saaks nagu
mingid vanad asjad juba puhtamaks, särki-värki, ja ta hakkas pesu pesema ja siis ta pani ühe osa pesu kuivatisse. Ja siis järsku keegi nagu hakkas kuivati seest kuskilt karjuma ja ta oli mingi mis siin toimub. Saaks infarkti lihtsalt. Ja siis ta avas selle, nagu ma ei tea, kas te teate, minul ei ole kodus kuivateid, aga ma guugeldasin selle jaoks. Et seal on nagu see väike uks, mille sa teed lahti, kuhu koguneb neid tuuste ja asju, mida sa pead puhastama. Jah, mul on siuke nagu ja kopsik. Ja osadel on sahtel, osadel on nagu mingi uksega, neid on erinevaid variante. Igatahes ta tegi selle lahti ja siis see heli läks kõvemaks, nagu mingi mees hõikas, et aita mind siit välja. Ja siis ta hakkas nagu tõmbama ja ta tõmbas, kuni jälle üks 2-meetrine Lintrap Monster tuli sealt välja ja siis see oligi nagu siuke, no konkreetselt nägi veits välja nagu mingi Kollide kompanii tegelane. Sorry for the picture. Igatahes see naine alguses oli natuke hirmul ja siis ta oli nagu mingi don't be ja täiesti ausalt, mul on tunne, et mu aju on välja blokeerinud selle osa nagu kuidas see kõik toimuma sai. Igatahes üks hetk nad siis hakkasid ka avastama teineteist. Bang, bang, baggeri bang. Ja minu jaoks oli see, et nagu kui me võtame, et see on nagu mingi lint on ju, see on lihtsalt mingi karvane asi, siis nagu seal oli oraalseksi. Ja mina lihtsalt terve aeg mõtlesin, et nagu see kõik jääb ju kurkugi. Mul tuli automaatne käegrifleks praegu. Ja siis, kui see Lintrap koletis siis jõudis enda kliimaksini, siis kui eelmised tegelased tulid Pink Fluffy, siis tema tuli väikseid sokke. Ma lihtsalt kujutasin nagu beebi. Ma lihtsalt kujutasin ette, et see on nagu mingi väike kahur. Ja see on geniaalne, täiesti. Ja kui nad mõlemad olid läbi ja väsinud, siis see Lintrap Monster ütles enam-vähem midagi sellist, et nüüd me hakkame kõiki ülejäänud asju siin majas avastama ja tuleb välja, et seal siis ka kõik teised asjad olid sellised üleloomulikud. Veits nagu Kaunitari ja Koletise kodu. Ma räägin. Igatahes... Kaunitari ja Koletise lihtsalt gateway to sentient romance. Jah. See tõesti, ma ei nagu... Jälle, kuidas keegi mõtleb selliseid asju? See tõesti tekitab must nagu küsimusi, sest et ma ei saa öelda, et ma oleks kunagi elus liiga palju tähelepanu ja vaimujõudu kulutanud nende selle riide putsude peale mõtlemise. Peale selle, et ma tean, ma pean seda aeg-ajalt välja võtma, sest et kuivati ei kuivata muidu. Ja see on nagu siuke... Aga nagu... See peab olema ikka siuke nagu lennukas fantaasia. Jah. Ja ma ei mäleta, kas sellel autor oli teisi raamatuid. See oli see raamat, mille puhul ma olin nagu mingi, ma ei tea, kas ma panen selle enda kuulsisse või mitte, sest et mida mu silmad just nägema pidid. Shout out Avele ja Elsale, kellele ma lugesin ühel pidžaamapeol ette Seduced by the Pumpkin Spice Latte ja siis tegin neile ka Late by the Lintrap Monster kokkuvõtte. Samal ajal üritades neid veenda, et lugemine on hästi tore hobi. So educational. Aga Elsa juba laenutas 3. raamatu mu käest, mis on... Elsa juba laenutas Lintrap Monsteri. Mis on normaalses kategoorias. Ja siis mu teine raamat, mida ma hakkasin lugema, oli Earthed ja vot see oli nüüd autori poolt, kellel on väga palju selliseid raamatuid. Autor on Holly Wilde. No, Wilde. Konkreetselt, Holly Wilde. Kirjutatakse samamoodi nagu Oscar Wilde. Ma loen ette kes oli ka suht Wilde. Ma loen ette mõned raamatu pealkirjad, mis Holly Wilde'il on. Halloween. The Deviled Egg Made Me Do It ja see Deviled Egg näeb välja nagu penis. Airpeen. Banging My Birthday Bear. Taken by My DBR. Ma lugesin selle ka ära. Taken by My DBR-i. Lihtsalt sportlik huvi ilmselt raamatu fännile. Ja, sellest võin pärast rääkida. Caked. Sentient Claws. Late by the Lintrap Monster. Cupped. Earthed. Pollinated by the Plant Monster. I'm gonna pollinate you. My Date with Rock, Paper, Scissors. Igatahes, tal on nagu... Vabandust, viimane raamat, mis siin on Pounded by Poseidon. Igatahes ma lugesin siis temalt ära
3 raamatut kokku, ma lugesin selle Taken by my TBR, Lintrap Monsteri ja ma hakkasin lugema Earthed, mis, ma tahan lihtsalt öelda, on 3,53 reitinguga ja ei vääri seda absoluutselt mitte. Earthed oli siis siuke raamat, et oli üks mingi astronoom, teadlane, mida iganes naine ja avastas, et planeet Maa on kliimamuutused, särki-värki ja Maa on muutunud vallusekujuliseks. Ja tema läks siis NASA-sse või kuhu iganes sellest rääkima, nad olid nagu wow, mis siin toimub. Ja see oli nii halvasti kirjutatud ja see oli nii jõudne, et ma nagu ei lugenud seda kõik edasi, aga ma tahtsin teada enam-vähem, et mis see nagu lõpp on. Ja põhimõtteliselt tehnoloogia abil muudeti see naine nagu hiigla suureks. Kallis, ma suurendasin lapsed! Konkreetselt, ta suurendati suureks, ta läks kosmosesse ja siis selleks, et Maa ei plahvataks, ta seksis planeet Maaga ja siis see läks tagasi tavaliseks. Maa oli nagu vibra siis põhimõtteliselt. Ei, vabandust, dildo. Jah. Kas nad nagu armusid ka midagi sellist? Ma ei tea, sest ma päriselt ei lugenud seda, aga see oli see oli minu piir. See oli see koht, kus ma olin nagu mingi ei. See on nagu jällegi, et kuidas sa nagu tuled selle peale? Ja aga vaadates Holly Wilde'i nagu kirjutatud raamatuid, siis ma ei tea, kas see küsimus isegi tema puhul enam mu pähe tuleb. Ja Taken by my TBR oli siis ühest neiust, kes nagu meie loeb hästi palju raamatuid ja õhtul enne magama jäämist ta tahtis midagi lugeda, siis luges ühte raamatut veits, ta oli mingi, mul pole selle tuju, ja siis ta luges teist raamatut veits, oli mingi, mul pole selle tuju ka. Ja nii ta luges nagu mingi 4-5 raamatut umbes, kuni ta oli lõpuks mingi, et okei, suva, ma lähen magama, ma ei viitsi nagu, et ükski ei vaibi praegu, ju ma ei pea praegu lugema ja ta hakkas magama jääma ja siis ta toanurgas ilmus siuke must kogu ja ta oli nagu mingi fuck. Ja siis see kogu, see ju absoluutselt kui nagu mingi võõras kui ilmub su tuppa üle hirmus. Lisaks sellele, et see ei olnud nagu piisavalt hirmus, siis iga osa tast oli erineva raamatu tegelase moodi. Nii et üks oli nagu mingi osa oli nagu mingist dark romance'ist, siis üks osa oli mingi Aquamani laade, kellel mingi tentacles. Ta kindlasti suudles ühe tentacle'iga ja siis see käis ka teiste huulte juures. Igatahes see ja siis lõpus ta ja selle raamatu plot point oli see, et see olend ainult age'is teda ja ta ei saanud tulla ja siis ütles enne äraminekut, et see on see, kuidas meie ennast tunneme, kui sa jätad raamatu pooleli ja läks ära ja oli nagu don't do that anymore ja siis Biff jäi magama, ärkas järgmine päev ülesse. Siin oli nagu moral value. Moral value, see, kui sa jätad raamatut pooleli või ei võta raamatuid, mis su koduraamatriiulil on kätte, on raamatute age'imine. Ma tunnen ennast nii halvasti nüüd. Don't age books. Mul on öökapi riiulil. Ma tean! Ma pidin 3. rea juurde tekitama. Kuidas sinna mahu? Ma olen väga hea nagu igepäking. Mul on nagu haarem, see ei ole enam isegi nagu aging one ka ei ole. No pane ennast valmis, sest üks hetk sa ärkad öösel üles. Oh my god. Mul on see päris huvitavaid raamatuid, nii et... Ja seal on see Full Moon Rising. Full Moon Rising on ka, jah, see raudselt kappab esimesena mul sinna. Sarved ees. Bonanza! Ja sellega lõpevad minu siis seiklused sellises raamatumaailmas. Mul olid veel mingid ühed raamatud, mida me ei jõudnud lugeda, sest et need olid lihtsalt tõesti päris raamatu formaadis, ehk siis pikad, olid stuffed ja double stuffed, mis räägivad siis padjast ja siis topeltpadjast. Ei, teine osa räägib ilmselgelt padi muutub inimeseks, on ju, ja siis teises osas tuleb mängu kuldkala. Kuidas see stuffed olgu? Kes muutub võib-olla ka inimeseks. No mina lugesin sellist raamatut nagu Light Me Up ja ma tegin oma valiku. No sellest ma päriselt valisin ja lugesin erinevaid neid blurbe. Ma tegin oma valiku selle põhjal, et senini need raamatud, mida me olime näinud või lugenud, olid naine ja mõni jah. asi.
siis ma tahtsin mingit versiooni, kus oleks meesterahvas olnud. Ja. Nagu for the diversity. Õige. Because we care about diversity. Go they. Ja siis Light Me Up, võib-olla see nimi nagu reedab, räägib siis lambist, laualambist. Mina arvasin, et see on nagu mingi seos. See laualamp oli Toori mingisuguse välguga pihta saanud. Et kui ei ma ole teadsin, et see tulemas. Et kui ei ole Kreeka mütoloogia, siis mingid jumalad sa on võtsid ikka. Põhjala jumalad, et olla nagu rohkem in touch. Yes. Ikka nagu shout out to Grete ja Kaarnapuu. We love you, Grete, ausalt ka. Ühesõnaga, tegemist oli laualambiga, kelle nimi oli Lux. Mul tuli ka mingi mööblipood, ühesõnaga, never mind. Laualamp ja siis tema oli armunud oma omaniku, kelle nimi oli Jack. Ja siis talle väga meeldis Jack, sest et Jack oli suur kasvu meesterahvas, aga ta oli alati hästi hell temaga. Ta niimoodi hellalt pani selle nupust nagu tule põlema ja ta kunagi ei unustanud teda ööseks tööle ja nagu tema eelmised omanikud. Ühesõnaga, ta oli väga nagu siuke soft soul. Ja siis see raamat hakkas, miks mulle need raamatud tegelikult meeldisid? Nagu mulle tohutult meeldivad igasugused nagu wordplays ja puns ja siuksed asjad ja siis need pealkirjad tavaliselt on juba nagu unhinged näiteks. Siuksed mõnusad. Aga lihtsalt, kui sul on su romantilise huvi objekt on nagu mingisugune asi, siis sellega saab nagu nii palju nagu mängida kuidagi. Ma ei ole vist nii palju highlightinud tükk aega, kui ma olin unhinged või näiteks seda raamatut highlightisin, sest et see oli nagu liiga naljakas. Aga igatahes see raamat algas selle lambi vaatenurgas siis, et he was the first man to ever turn me on. When he flipped my switch and lit me up that first time, I knew he was it for me. There would never be another. Nagu, kui see ei ole armastus. Aga ühesõnaga see lamp oli siis Jacki juures ja Jake, vabandust, ma praegu, Jack oli ühes teises toredas raamatus, kellest me varsti räägime. Ja ta oli saanud siis mingi Toori mingisuguse välgu, mis iganes. Ühesõnaga, ta oli saanud sirakat mingil hetkel oma elus ja siis ta oli nii-öelda teaduse saavutanud ja ta suutis ringi liikuda. Tema nagu hüppas ringi umbes mööda tuba ja Pixari lamp. Jah, täpselt. Ma kujutasin täpselt ette Pixari lampi. 101%. Ja ta võis isegi oma juhtme seinast välja tõmmata, aga ta ei saanud lihtsalt väga kaua olla seinast väljas, et ta see nagu energiavaru oli. Ta oli see battery bank ei olnud nagu väga palju. Ta oli võimline enda selle pirni ise välja keerama, aga ta ei saanud seda ise tagasi nagu. Ühesõnaga, siuksed asjad. The classics. The classics. Igatahes, aga siis ta väga ei julgenud nagu mingeid ulakusi teha, sest et ta kartis, et kui Jake näeb, et ta on elus või midagi, et siis ta antakse ära, et ta nagu imetes kaugelt, ütleme nii. Aga sõber Jake. Ta oli mingi siuke kolledži vend, elas koos sõpradega siukses, tundus siuke frat house'i moodi. Ja siis nad sõpradega üks päev otsustasid mängida nagu beer pongi, aga mitte alkoholiga, vaid tablettidega. Nii et igas selles topsis oli mingisugune erinev, seal olid nagu uppers and downers ja Viagra ja hallutsinogeenid ja ühesõnaga. See oli nagu siuke fun party game. Ja siis Jake vaene poiss siis sai selle, tõimselt sai veel midagi, aga ta sai selle Viagra topsi. Ja see Jake'i POV algas sellega, et ta juba umbes 4. korda peksis pihku. Ja oli nagu mingi, nagu, this was a bad idea, umbes kõik käelihast on juba nii valusad ja nagu, this is not going down, nagu. Ta oli väga frustreeritud. Ja et käsi on krampis juba enam ei jaksa ja ühesõnaga, aga halb on olla. Siis see väike luksikene seal laua peal, Pixari lampiga oli nagu mingi I can help with that. Ja see oli ka tegelikult väga nagu hästi kirjutatud raamat. See oli natuke liiga tugev emotsioon. See oli toredasti kirjutatud raamat. Igatahes Jake oli alguses ilmselgelt täiesti nagu what the F.
kes sa oled, miks? Ja siis ta üks hetk oli nagu täiesti veendunud, et et ta võttis neid hallutsinogeenega ka. Et see on ainult Viagra, mida ta sai, et ta sai nagu hallukaid ja see on normaalne, et ta näeb seda lambikest rääkimas. Ja siis ta oli juba siuke hästi, mis iganes on ja siis see lamp on ju, las ma aitan on ju, et ja mul tegi sportlik huvi, et mida see lambike teha saab nagu. Kui pikk see raamat oli? Mingi 30 lehekülge. Okay. Soovitan kõigile. Igatahes siis ta mässis selle juhtme ümber oma peenise ja siis väike lambikene luksikene lasi nagu elektri sinna juhtmesse, et see läks soojaks ja hakkas nagu vibreerima põhimõtteliselt, vaata, nagu energy. Nagu pocket puss või? Põhimõtteliselt, jah. Me ei hakka seletama, kuidas me teame neid asju, aga... Mina võin kohe öelda, mina follow'n Beleza Company't Instagramis. Go follow that sexual liberation, let's go. Mia saadab mulle reaalselt vähemalt 2 korda päevas Beleza reklaame. See on palju öeldud. Vähemalt 2 korda nädalas kindlasti. Ei. Ma olen... Stop it. Mu vanemad vaatavad seda. Ma väga loodan. Papa ja mamma ei. Nad peavad ammu ära minema juba. Ühesõnaga, ja siis kõik oli väga hea ja Jake sai oma vaevast lahti, on ju. Ja siis Lux oli nagu, Jake jõudis oma orgasmini ja peenis läks alla ja all is good in the hood ja Lux oli nagu mingi okei, et nüüd hakkab kohe mind nagu umbes, katsuma. Ja siis Jake oli nagu mingi viskas see lambi juhtme tagasi ja võttis mingi käterätiku, läks pesema, sest et nagu all was done. Ja Lux oli heartbroken. Nagu mis mõttes, teda lihtsalt jäeti sinna on the edge. Ja siis ta solvus ära selle Jake'i peale. Ja siis ta ei, ilmselt ta ei rääkinud Jake'iga enam, aga ta ei läinud enam tööle. Nagu ei teinud enam midagi. Ja siis mingi hetk Jake oli hästi frustreeritud, siis tal oli vaja õppida või midagi teha. Ja siis ta oli nagu mingi, what is wrong with you? Siis Lux oli nagu, what is wrong with you? Ja siis ma ei suuda, mul on nii palju highlight'e. Aga siis nagu Jake ei saanud väga hästi aru, et okei, et ma olen suht kindel, et ma praegu ei ole nagu hallukate mõju all, et what is happening. Ja siis see väike luksike oli nagu, maybe I'm tired of being used. Maybe I don't want to be just another tool to get you off. Did you think of that? Did you never think of that? Ta oli väga siuke sassy dumped girlfriend vibe. Ja siis ühesõnaga nad olid tülis ja siis vahepeal see Jake jõi veel ennast purju, sest arvas, et on täiesti hulluks minemas. Mina tülis oma lambiga. Miks sa jood? Sest ma olen hetkel tülis oma lambiga. Ja ühesõnaga kõik oli halvasti ja mis iganes. Ja siis ühesõnaga nad tülitsesid ja siis nad ei rääkinud ja siis mingi hetk Lux hakkas ennast lihtsalt mööda tuba nagu erinevatesse kohtades ära peitma, nagu iga päev oli kuskil erineva riiuli peal. Ja siis see mingi liks põhjusel siis Jake üks hetk nagu otsustas, et okei, et tal on kahju Luxist ja siis ta hakkas teda niimoodi nagu paitama. Ja seda, ma ei tea, inglise keeles on see nagu lamp hand, aga ma ei tea, mis Eesti, seda nagu vart. Okei. Seda lambi. Niimoodi silitama ja siis, Lux oli nagu mingi if you keep on doing that, I may forgive you. Kuidas seal 30 lehe jooksul nii palju juhtus? Ja see oli nagu, see oli väga hästi kirjutatud ja siis ühesõnaga Jake'ile meeldis see sellepärast, et tema siuke turn on olid igasugused nagu seksi hääled ja Lux oli väga häälekas, nagu kui tal oli hea olla. Ja siis igatahes siis lamp tuli ja siis mingi hetk nagu see kogu see asja ajamine sisaldas ikkagi seda, et see lambi pirn keerati välja ja siis nagu toimus sisenemine. Lambi pirn sisenes? Ei, lambi, see oli omaette naljakas veel, ta nagu keeras see lambi pirni välja ja siis ta Lux ütles, et nagu suck it. Ja siis ta ise nagu täpselt, et ma tegelikult ei tunne, et kui lambi pirn on välja keeratud, siis ta enam ei tunne nagu seda, aga ta tahab näha, et midagi temast on nagu Jake'i sees.
ja siis Jake pani selle enda suhu või? Jake pani suhu, aga siis see Lux pani, vaata see socket, mis, kui sa keerad lambi pirni välja, pani nagu selle kuti peenise sinna nagu socketisse. ja mis ta andis talle veits nagu sirakat. Noh, nagu tšut-tšut. Ühesõnaga, it was wild. Ja siis... Ja see pole veel kõik. See pole veel kõik. Ja siis üks hetk nagu babam uks tehakse lahti ja on nagu mingi, see Jake oli nagu mingi, oh god. Ja siis babam on uks lahti ja siis mingi, I am a god, but not yours. Ja siis seal oli bam, Thor. Mida? Aga kas sa saad aru, et peale Marveli vaatamas, siis Thor on ainult nagu mis Hemsworth mu peas. Mul oli ka. Ma kujutan ette lihtsalt Jake'i või lihtsalt Lokina. Nii, Pixari lamp. Igatahes kogu see situatsioon oli väga mortifying, sest et Jake oli nagu paljas ja siis tal oli nagu lamp siin ja siis ta oli nagu mingi lamp ära ja siis padi asemele ja siis mingi Thor ülikonnas seisis seal ukse peal. Ja siis ühesõnaga Thor tuli siis tegelikult Luxi nagu nii-öelda tagasi kutsuma, et it was a mistake ja no ühesõnaga, et nii ei saa ja siis Jake oli nagu mingi no, I'm not gonna give him away ja no ühesõnaga siuke overprotective ja siis Thor oli nagu this is interesting. There's something there. Igatahes ta muutis Luxi inimeseks. Ja siis viimased mingi 2 lehekülge läks mega kiiresti, et umbes, et Lux sai identity, raha, Thor muretses talle korteri, ta läks mingi ülikooli to study to be an electrician because he had a special connection with electricity. ja nagu happy ever after. Nagu it was beautiful. Ja kõik see 30 leheküljega. Jah, see oli very fun reading. Ma otsisin üles veel nimekirja erinevatest raamatutest selles žanris. Oota, ei, vabandust. Sul lugesid veel või? Ei, ma ei lugenud veel, aga ma teen sulle praegu ühe quizi. Okei. Vahepeal siis igatahes näiteks ülipopulaarne on Ruth Gardello sari A Lighthearted Utensil Romance, kus on esimene osa forked, teine osa on spooned ja 3. osa on knife. ja näiteks on veel Gobbled by the Wereturkey, Bagged by the Groceries. No minnes siit edasi, siis ma teen sulle väikse quizi, et ma loen sulle ette selle blurbi ja sina pead ütlema, kas see raamat on päriselt eksisteeriv või mitte. Nii. No seda esimest seda juba tead, aga lihtsalt for the people. Annie has a favorite pillow, if you know what I mean. She has a night of fun with said pillow, which turns into a hot human man. Innuendos about stuffing ensue. Kas see on real või fake? Kas see on stuffed? See on stuffed. Stuffedi teises osas on kuldkala, kelle nimi on Klaus. ja ma kujutan teda full ette nagu Family Guy's jõuluvana. Ma olen nagu mingi sakslane. Ja. Yes. Come next to my ball. Nii. A few months after his wife dies, a man sees a worm. And he's like, whoa, that's my wife. To his credit, it kind of is his wife. He has sexual fantasies that involve cutting his worm wife in half. No way is this real, sounds real to me. Yeah. Indeed, it's real. And the title is obviously My Wife the Worm. see on see TikToki trend, et would you still love me if I was a worm? see oli kindlalt selle inspo. When Ginny's new earpods connect to her phone, she's intrigued by the sultry automated voice that says her device is connected. This is real? No way. Ei. Yeah, it is fake. See oli liiga nagu mild. I'm an expert. A man named Dev has the hots for the Twitter bird logo. And surprise! They exchange horny DMs and eventually have in real life sex. 100% ja. This book's publication predates the platform's name change, though a smutty romance story called X basically writes itself.
No, it's not real. ei But- pääse. Great idea. Nii me kuulsaks saame. Okay. This spicy romance features a woman having sex with Clippy, the animated paperclip tean, see mascot on. from Microsoft Word. Yes! Yeah. Conquered by Clippy! Jep, ma nägin seda Goodreadsis. Tahan siia vahele lihtsalt öelda, et me ei ostnud neid raamatuid, meil on Kindle Unlimited ja me lugesime ainult neid raamatuid, mis olid saadaval Kindle Jah, Unlimitedis. Sest et tahaks öelda, et me oleme vaesed, aga tegelikult nagu Kuskil läheb lihtsalt piir. mingi piir on nagu kõigi jaoks nagu. A horny demon possesses a bottle of the limited edition Purple Heinz ketchup. His semen tastes like tomatoes. Lihtsalt vahemärkus, Miia vihkab tomateid. Ma tahaks öelda, et see ei ole, aga ma kardan, et see on. It's a fake. Aga näiteks see lilla ketšup minu arust ei jõudnud mitte kunagi Eestisse, aga see oli väga big deal Ameerikas. Meil on seadused ja nõuded Euroopa Liidus, me ei saa igast sitta tarbida. A man is enjoying himself with a metal sculpture of a horse during a lightning storm. The story begins with a quote from the Wikipedia page for lightning. Ma kardan, et see on päris. It's real. Taken by the lightning bolt. Ja üks selline autor nagu Holly Wilde on veel, tema on Fanny Tucker, kellel on siis raamatud Backed by the Groceries, Ravaged by the Gingerbread Man, Oh, ja seda ma kusjuures olen kuulnud. Garden Gnome Gangbang, Need on nii väiksed ju. I Fucked the Puppet, Robodong Deluxe, Ravaged by the Magic Pebble Pebble nagu kivi või? ja Brood Maiden for the Space Slug. Oh my god. Igatahes, see žanr on nagu Väga lai. ülilai väga lai. konkreetselt. Ja me oleme siia laua peale kogunud väljapanuku erinevatest Oota. Ma pean, honorary mention läheb raamatule Triceratops and Bottoms. Siin kaanepildil on konkreetselt Dinosaurus. üks dinosaurus, Triceratop ja siis poolpaljas naine. see nimi kõlab täiega nagu gay romance. Oota, sa ei ole valmis Aa. selleks kirjelduseks. She was a time traveling sexaholic in search of the ultimate dinogasm. For Erin, life in the far future is safe, easy and boring. Then the experimental time belt takes her to a wild and sensual prehistoric playground, but will her forbidden lust for strapping Saurian spell disaster? No kui see asi läheb päris hulluks. Nagu problemaatiline. See on see koht, kus on lihtsalt see, et kui inimene ütleb, et nagu ei, selliseid raamatuid ei tehta, mida ma tahaks lugeda, siis see on vale. Sa lihtsalt ei ole neid üles Ei ole leidnud. veel otsinud, jah. Sest et keegi kirjutab selliseid asju ja inimesed loevad neid. Sest seda Triceratopsi, sellel on peaaegu 1000 reitingut. Mis tähendab, et seda on nagu vähemalt 1000 Mina inimest arvan, et kui lugenud. mingi asi lihtsalt eksisteerib nagu maailmas, kas füüsilisel kujul või ainult meie peas, siis sellega on võimalik nagu bang, bang, baggity bang. Me lihtsalt peame välja mõtlema, kuidas. Big Bang, the reason I'm alive. Mis Taylori laul see on? Mina mõtlesin, et siin kohal peaks valima Charlie XCX-is. Ma ei tea, kas me saame copyrighted selle pärast või mitte, aga ma ei ole võimekas, et seda laulda. Jaa, 101%. Aga Taylori laul, ma ei tea. I hate it here. Because they do. Mul tuli esimesena But Daddy I love him. Daddy, I love him. I'm having his babies. No, I'm not, but you should see your faces. Minu meelest täiesti kohane. Absoluutselt, ja see on But Daddy, I love him. Jaa. Aga kui me räägime nüüd järgmisest korrast,
siis me läheme tagasi ilusatele radadele, hästi ilusatele radadele, tarkadele radadele. tarkadele radadele ja me võtame ette Ali Hazelwoodi raamatud. We love Valley. We love Ali Hazelwood. Esiteks on ta tark. Ta on ise a woman in STEM doktorikraadiga. Ja kuigi ta raamatutes on tegelased üsna stereotüüpselt kirjutatud, siis we eat them up ja me kindlasti räägime sellest ka järgmine kord. Ja, ühesõnaga Ali Hazelwood, rõhk on Love Theoretically raamatul. Aga puudutame teisi ka. Puudutame teisi ka, jah. Sõna otseses mõttes ka. Nagu seda lampi. Nagu seda lampi. Tšau! Bye!